Kui me oleme surnud, kas see on täitsa lõpp või läheb meie elu kuidagi edasi? Protestantlik maailmapilt annab meile kaasajal võib-olla sellist kaks kõige levinumat varianti. Üks on siis see, kui räägitakse, kui kõneldakse, et sellel hetkel, mil inimene sureb, sel hetkel, mil meditsiin ütleb, et nüüd on elutegevus lõppenud, et sellel hetkel see surematu osa inimesest või hing või kuidas seda ka kuskil kutsutakse, et see siirdub sellisesse vaheseisundisse, kus ta jääb ootama viimset kohtupäeva. Ja see pilt ütleb ka seda, et inimese üle ei saaks kohut mõista kohe peale surma, sest ka meil siin tehtud tegudel on tagajärjed. Võime tuua näite, et kui seltsimees Lenini õpetus on surematu, siis selle tagajärgi maitseb maailm veel palju aastakümneid peale suure õpetaja surma. Aga samas võib olla ka mõni positiivne impulss, mis on elus antud. Ja see impulss toimib veel edasi. Teine pilt on siis selline, et kui sureb inimene, sureb ka teadvus, sureb ka praktiliselt kõik ja enne viimset kohut äratatakse ülesse. See tähendab siis seda, et äratatakse ülesse teadvus, inimesele antakse uus keha ja samamoodi oleks muidugi selle esimese sellise kujutluspildiga, et ka siis äratatakse ülesse keha, aga see hing, mis on siis sellises ooteseisundis olnud, see muutub selle uue kehaga taas inimeseks. Need on sellised paar pilti. Tavaliselt on nüüd muidugi inimesed täiendanud, kuna ei kannatata võib-olla teadmatuses olla selliste rahvatraditsioonidega, võib-olla teistest usunditest üle võetud piltidega seda kõike. Ja nii, kui nüüd küsida, mis siis saab peale surma, siis valdavalt antakse meile selline väga kirju pilt, mitmekesina, aga kui nüüd võtta teoloogia poole pealt, siis ega ka kristlaste pühakiri eriti palju sellest ei räägi, sest kogu raskus on kontsentreeritud nagu kaugemasse tulevikku. Andres, siin me nüüd kõigume maa ja taeva vahel ja et püüda mõni pilv kinni, täna täiesti pilvitu taevas. Kui ma lähen kirikusse, siis kirikumaalidel on head inimesed kõik taevariigis. Mida need inimesed seal kõik teevad seal pilvedel? See on nüüd taas üks lõik tegelikult kiriku õpetusest, üks omapärane. Piibel räägib üsna napilt sellest, mis siis ootab kunagi seal teisel pool. Eks nüüd on püütud anda siis seletusi, et millega seal tegeletakse, mis seal toimub. Me teame küll seda, et nagu piibli õpetus ütleb, et seal jätkub ikkagi inimese täienemine, mitte ei ole selline staatiline seisund, ütleme, et nii, et me oleme nüüd valmis saanud, aga sellest ei räägita mitte palju. Kiriku sellistel võib-olla kiriklikus kunstis ja sellises rahvalikus usundis on nüüd kindlasti seletusi enam, kui pühakiri seda lubaks. Ja need seletused on siis ka sõltuvalt pisut maast, rahvast, ajastust, sellistest kultuurilistest tõekspidamistest. Ja see on vahel pisut segunenud ja kui mõnda maali vaadata, siis me võime tõesti ütelda, et vabadus on suur olnud tõlgendamisel. Ja kui ma kõrgust kardan? Ega ei ole ju ka täiesti kindlalt öeldud, kas see on taevas meie mõttes. Kas see on selles mõttes selline taevas, mida võib lennukiaknast näha või siit meie ümbertselelt ilmarattalt. See taevas pigem sümboliseerib lähedust Jumalale või kuna on ka kristlikus õpetuses ikkagi Jumal asub nagu üleval pool, et Jumalat ei otsita mitte altpoolt maa seest.
Ja see taevas ikka eelkõige tähendab sellist lähedust millegi püha, ilusa ja täiuslikuga. Te loodate oma lahkunud lähedastega kunagi veel kokku saada? Jah, see nüüd kindlasti, sest eks see kristlikus maailmapildis ikkagi seal teispoolsuses kohatakse siis neid ka, kellega on enne siin koos elatud. Muidugi omaette küsimus on taas ka kiriku poole pealt see, et mis siis saab nendest, kes on nagu pole pääsenud Jumala riiki, kuna nad ei ole sinna ka tahtnud saada. Nad ei ole kasutanud oma vabat tahet selleks. Aga seal on ka üks seletus piiblis on pisikene, kus öeldakse, et kõik pisarad inimkonnal pühitakse teispoolsuses. See tähendab tõenäoliselt ka see valu, mida võib-olla võime tunda nende pärast, keda me ei näe seal ees, ütleme positiivse poole peal. Et ka see saab tõenäoliselt sellise intellektuaalse ja ka sellise usulise seletuse, mis inimese rahusse jätab. Kuidas näeb välja elu seal all põrgus? On see nagu lõputu piinakamber või patupidu ja pillerkaar? Taas ka sellest räägib tegelikult pühakiri väga napilt. Ja näib ka seal nüüd üks joon, mis on tavaliselt piibli tõlgenduses levinud, on see, et seal all on ka see ajastu, mis hiljem jätkub, väga pikk, samamoodi igavene nagu taevas. Aga seal ei ole pidu ja pillerkaar, võid nagu põrgut või siis seda igavest piina, seda ikkagi sümboliseeritakse millegi negatiivsena. Ja see negatiivne on seal pigem sellest, et inimesed näivad, taluvad nüüd seda läbikukkumist. Neil on, nagu öeldakse, elu jaoks on üks katse. Kristliku õpetuse järgi teist ega kolmandat katset ei tule. Vaid see on üks kord ja see, mis meil puudu jääb, see on võimalik, nagu öeldakse, see kõrgus, mis jääb saavutamata, selle kõrguse täidab meil Jumal nendel, kes seda soovivad. Tänapäeval korraldatakse palju selliseid sensuaalseid noorteüritusi a la Vibe või mingisugused tantsuõhtud Hell and Heaven ja siis seal on osalised ennast kostumeerinud kuradikeks ja selline kuradike on selliste vilkuvate punaste tulukestena sarved peas ja ta on nagu selline krutskimees, et ta ei ole nagu sugugi negatiivne, vaid selline lahe sel, kes viskab veidi vimkasid ja 2 päeva pärast on ta kontori laua taga ja teeb jälle ühiskonnale kasulikku tööd. No sellist kuradit nüüd kindlasti mitte. Aga kui me nüüd mõtleme üldse saatanale kui nähtusele, tegelikult see näiteks need nimedki, kui on nimetatud Lucifer, see ikkagi tähendab seda, ja nagu ka piibel on öelnud, et ta on langenud ingel. Ta on tegelikult väga võimas, aga pole kõik võimas. Ja selge on see ka, et ta ei saa olla selline, kuidas nüüd öelda, selline krutski vend või kuidagi väga lihtsustatud sarvedega natuke naljakas saatüri tüüp. Seda ta kindlasti ei ole. Ma arvan, et omamoodi on ka saatan väärikas, kui me selliste nagu inimlike väljenditega seda asja püüame kirjeldada. Äsku on nii, et see põrgu pelgus ei tasu end üldse ära, et elu jääb siin maa peal elamata, kui kogu aeg kardad, et lähed põrgusse. Aga ega ei ole ju vähemalt kristlik õpetus seda kunagi öelnud, et siin peaks asjad kõik jääma tegemata. On küll teatud asjadel on kriips peal, teatud kogemustel on elul kriips peal, aga keegi pole ära keelanud meil rõõmu. Keegi pole ära keelanud meil, ütleme sellist inimlikus piiris loomingut. Keegi pole ära keelanud mõttesähvatusi. Kui lähedal te ise surmale olete olnud? Olete te surmasuus olnud? No mõned korrad on elus juhtunud selliseid lugusid ka minuga ja kui räägitakse
sellest, et surmasuus oldes jookseb justkui elu hästi kiiresti silmadest läbi, siis mina olen seda tõesti kogenud. Ja mul on olnud seda paar korda ja millegipärast olid, kuidas öeldakse, see elu läbinägemine, see tohutu kiirelt, nii et siis tõenäoliselt seal mõnede sekunditega, see oli täpselt samamoodi. Üks ja sama film? Mitte päris üks ja seesama film, sest elu on nagu vahepeal edasi läinud. Ja ma mäletan seda vahet, mis oli noores põlves, seal oli justkui juures selline tohutu hirm, et mis siis nüüd saab. Tähendab siis, kui mul ei olnud veel kristlusega pistmist. Ja pärast juba kristlasena kord, siis oli pigem valdav see selline ahastus või valu, mis kõik tegemata on veel või mis võiks teha. No muidugi ma pean juurde lisama, et see on lihtsalt selline justkui isiklik tunne. Sellel ei ole ju olemas, vähemalt ma ei ole nagu leidnud teaduslikku seletust või mõistuslikku seletust. Aga nende hetkede juures on võib-olla kõige rohkem vapustanud mind see, et ma mäletan palju rohkem, kui ma tegelikult tean. Järsku tulevad meelde sellised asjad või sellised hetked tohutu kiirusega libisevad läbi, mida ma ei mäletatavat. Aga muidugi ma ei oska seda vastata. Kas siis see on osa minust, mis võib-olla seal kusagil aju sügavikus peidab, või see võib olla väljaspoolt, võib olla mingisugune impulss. Ma ei oska seda seletada, aga selline kogemus on olnud. Kas te kardate surma? Peaks vastama nii. Surma ei karda, aga suremist küll. Kuigi on vist üks vahe inimesel, kes on saanud nagu oma eluga mõneti valmis ja ühele poole. Ma arvan, et kindlasti on olemas vahe siis, kui sinu generatsioon on lahkunud, kui maailm on ümberringi teistsugune, neil on teised väärtused, nad hävitavad seda, mida sinu generatsioon lõi. Nad ei pea seda millekski, mida võib-olla sinu generatsioon pühaks ja heaks pidaks. Võib-olla siis, kui teisel pool, nagu öeldakse, on juba valdav enamus neid, kes on sulle olulised olnud. Võib-olla siis on kergem sinna vastu astuda. Aga ma olen nagu aru saanud, et siiamaani on kõik sellega hakkama saanud, kes enne meid on elanud. Nii et ma ei tahaks nagu seda küll naljaks pöörata, aga küllap saab ka sellega hakkama. Aga mis edasi tuleb, seda küll ei tea.